Tere, mina olen Pille. Vahel olen ma klassi ees natuke hädas, et ei oska kohe valida, et kes lastest järgmisena vastama peaks. Ma proovin teha nüüd siin Scratchis sellise programmijupikese, et kass teeb selle valiku minu eest ära. Selleks kõigepealt teen ma andmete alla loendi oma klassilaste nimedega. Panen sellele loendile pealkirjaks nimekiri ja nüüd lisan siit kõikide oma klassilaste nimed. Lülitan sisse ka suurtähed. No meie klassis on Joosep ja siis on meil Silver ja Käde ja siis on meil Lisett ja Johannes ja Laura ja paneme Alvar ka. Nii, tegelikult on klassis küll rohkem lapsi, aga 7 praegu täitsa aitab. Nüüd oleks vaja teha ka muutuja asukoht. Nii, see on ka nüüd tehtud. Ja nüüd tuleks sellele kassile öelda, mida ta siis tegema peab. Ja selleks paneks siia nii, et sündmust alla, kui klõpsatakse spraidil, siis võtame asukohaks. Võtame kõigepealt juhuarvu, et siis ütleb, et nimekirjast. Kuna meil on nimekirjas 7 last, siis me paneme juhuarv 1 kuni 7 ja siis peaks see kass meile ütlema. Ja las ta ütleb meile selle teatud aja jooksul. Las ta ütleb meile siit nüüd selle, et mis nimi seal sellel kohal nimekirjas on. Paneme siia. Paneme siia asukoht. Nii. Mul ei ole hiirte, sellepärast on siin nume vedada neid asju. Nii. Ja laseme tal seda öelda näiteks 4 sekundiga jõuab ära lugeda küll. No nii. Ja vaatame, kas toimib. Klõpsatame. No nii, valis Käde. Klõpsame uuesti. Nüüd on Alvari kord. Nüüd valame veel. Nüüd on Joosep. Et ta valib küll. Ma arvan, et võiks ära peita siin asukoha ja nimekirja enda ka. Nii et kui nüüd on hoopis huvitavam. Nüüd see taust on natukene igav, et võib-olla siis paneme siia ka, et mida see kass siis teeb. Võtame taustad ja kirjutaks siia näiteks, et nüüd räägib, kirjutame kohe siia, et nüüd räägib ja siis kohe kuuleme, kes räägib. Tähed on väga imelikud, valime siit midagi toredamat, näiteks selle ja siis teeme ta natuke suuremaks ka. Niimoodi. Siit saab seda venitada suuremaks, et kõik näevad, millega tegemist on. Ja siis keerame teda natukene viltu ka, mitte niipidi. Näiteks niimoodi, siis tõstame ta kuskile siia. Vaatame, kuidas siis väli. No nii, ja nüüd põhimõtteliselt ongi asi valmis. Et kui klõpsan kassi peal, siis kass järjest ütleb mulle, kelle kord on rääkida. Tehtud. Ja paneme siis siia veel pallile pealkirja ka, et kes räägib. Kes räägib ja ei tule see, mina ei tunne veel seda klaviatuuri. Nii, ja nüüd salvestan ära ja ongi valmis.